Nii, loeme ikka edasi. Teine samm, tõmba energiat ligi. Kogu mõttes kokku kõik tähtsamad osad sellest, mida sa oma suhtelt sooviksid ning taju selle energiat. Kui oled endale teadvustanud energiat, mis peaks kaasnema sinu soovitud eluga, aseta sa energiapalli kujul enda ette ja tõmba sellesse energiat juurde kõikjalt universumist. Universum on väga suur koht. Tõmba oma energiapalli energiat seni, kui su süda avaneb ja seejärel lase väikestel niredel pääseda kõigi ja kõigeni, mis võiksid aidata sul soovitud reaalseks muuta. Lase väikestel niredel minna kõigi inimeste juurde, keda sa otsid ja kes sind samuti otsivad. Aga kes ise seda veel ei tea? Kui keegi su ellu ilmub, siis tunnista endale, et oled soovitu kätte saanud. See on tähtis osa. Tõmba palli sisse energiat seni, kui saad kätte selle, mida soovid. 3. samm. Esita veel küsimusi. Tõmba seda energiat sisse. Mul tuli see eelmine. Pean natukene pean tegema siin seda. Tõmba seda energiat sisse ja kui keegi peaks su ellu ilmuma, siis lähtu küsimustest edasi. Ära mine kohe järelduse juurde. Kui sa ütled, see tähendab üht, teist või kolmandat, siis püüad sa selgitada millegi tähtsust. Kui keegi peaks su ellu tulema, ei tähenda see muud kui seda, et võid nüüd saada midagi sellist, mida oled alati enda arvates soovinud. Nüüd, kui sul on soovitu olemas, siis kas sa seda ka päriselt tahad? Nüüd, kui sul on soovitu olemas, siis mida sa sellega peale hakkad? Kui sinu ellu ilmub keegi samasooline, siis tunnista endale, et saidki selle, mida soovisid. See ei tähenda, et pead selle inimesega vahekorda astuma või temaga suhet looma. Aga kui tahad, võid temaga sõbraks saada. Seega võib su ellu ilmuda keegi samast soost või keegi vastassoost, aga vahet ei ole, sest võid muudkui soovimist jätkata. Selle harjutuse kasutamine ei tähenda, et pead endale valima esimese ette juhtuva, kes su ellu satub. Enamik inimesi teevad vea, sest ütlevad, lõpuks ometi ta tuli. Kas see on küsimus? Ei, see pole küsimus. Kui keegi seega välja ilmub, siis küsi endalt, kas tahan selle inimesega oma elu koos veeta? Kui palju aega võin ma selle inimesega koos veeta? Enamiku humanoidide jaoks on tõsine pikaajaline pühendumus iga suhe, mis ületab 5 aastat. Ära unusta, et sinu kui humanoidi jaoks on elus palju selliseid valdkondi, kus ainus viis oma tõeliste soovide selgitamiseks on esmalt selgitada, mida sa ei soovi. On võimalik, et soovisid enda arvates mingit inimest või suhet terve oma elu. Nüüd, kui see on su ellu tulnud ja sul on võimalus seda kogeda, siis kas tõesti soovid seda saada või ihkad seda endale? Ja kui kauaks sa seda endale ihkad? Küsimuste esitamine viibki teadlikkuseni. Esita nõudmine. Kui tahad, et midagi juhtuks, pead sa esitama ka nõudmise, mitte ainult kõikjalt universumist energiat ligi tõmbama. Pead esitama endale ka nõudmise. Milline pean ma olema, mida tegema, saama, looma või tekitama, mis võimaldaks mu soovil teoks saada? Kas võiksid kontsiljon korda hävitada ja olematuks teha kõik, mis ei luba sellel mu ellu tulla? Ja õige, vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100 lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Ükskõik, mis pärast seda su ellu ka ei tuleks. Tee seda. Energiapalli eesmärk on sinu elu genereerida. Küsi, mida tahaksin ma oma ellu vastu võtta? Ma tahaksin endale suhet, ma tahaksin edukat äri ja ma tahaksin avaramat elu.
kuidas avaram elu minu jaoks siis välja näeks? Ma tahaksin, et see tunne oleks midagi sellist. See ei ole mingi unelm, vaid see, milliseks tahaksid oma elu genereerida. Vaata oma elu nagu mõnda vana pildialbumit ja küsi, milline osa mu elust oli tõeliselt lõbus. Millal nautisin ma oma elu iga hetke? Need olid sellised hetked, mil sa valisid enda reaalsuse, mitte kellegi teise oma. Millal ma nautisin üksi olemist? See oli samuti enda reaalsuse valimine. Need on sellised hetked, mille põhjal võib teadvustada, milline võiks olla su reaalsuse alus. Pead olema valmis selleks mõtlema, valiku tegema ja küsima, mida ma veel oma reaalsuseks luua sooviksin. Oled alati valinud oma reaalsuse, lähtudes kellegi teise vajadustest, tahtmistest ja soovidest, mitte enda omadest. Kuid see küsimus on hea algus, sest see nõuab, et sa ise valikuid teeksid ja asja lahendaksid. Mis on generatiivne energia? Generatiivne energia ongi selline kohalolu ja teadlikkuse tase, mis on seotud midagi genereeriva energiaga. See pole sama, mis midagi loovenergia. Kui sa pühendad millelegi suurel hulgal vaeva ja energiat, siis on tulemuseks loovenergia. Generatiivne energia vallandub aga siis, kui sa millelegi mõtled ja selle tulemusena hakkab avanema uks. Ütleme näiteks, et otsustasid järsku endale soovida makadaamia pähkleid ja küsid, huvitav, mida oleks vaja teha selleks, et mu ellu ilmuksid makadaamia pähklid. Noh, siis kõnnid sa ümber nurga ja sinu ees seisab keegi, kes hoiab käest puud ja hõikab. Kas keegi tahab mu makadaamia puud endale? Mul oli kavas see ära visata. Kui sa kasutad generatiivset energiat, juhtuvad sellised asjad ruttu ja vaevata. Kui sa aga pühendad millelegi palju vaeva ja energiat, siis kasutad sa loomise ja rajamise jõudu ning kõige teostamiseks kulub palju rohkem aega. Kas sul on oma vaatenurk selle kohta, kui kaua miski peaks aega võtma? Siis arvustad sa seda aega, mis millegi tegemiseks kulub, selle asemel, et küsida, kuidas võiks see tulevikus kiiremini valmis saada või kuidas ma saaksin seda genereerida. Sa arvad, et kõik sinu soovid peaksid iga kord teoks saama silmapilkselt, aga sa ei saa sundida toimuma selliseid asju, mis ei ole valmis toimuma. Ole valmis millegi ilmumiseks vaid siis, kui see päriselt ilmub. Kodu ilmuta mulle ennast. Küsin iga päev, uus kodu, kus sa oled? Kõigel on oma eluvorm. Sina oled see allikas, mis genereerib energiat ja võimaldab energiapallil toimida. Aga kui see pall hakkab ise oma eluvormi moodustama, siis lõpetad sa sellesse energia juhtimise. Enamik meist arvab tavaliselt, et kui miski on iseenesest hoo käima saanud, peame kas midagi muud looma või ei peame üldse midagi tegema. Ei, sa pead endiselt panustamist jätkama. See on nagu lapse kasvatamine. Pead neile andma kindla hulga energiat ja pead neilt kindla hulga energiat vastu võtma. Ühel päeval hakkavad nad ise oma elu genereerima, aga sina pead ikka panustama nende ellu kuni enda surmani. Nii, suhetes 10% piiri ületamine. 29. peatükk. Kui sa piirad end vaid 10% võimekusega selleks, et võiksid end inimesena tunda, siis jäävad ka kõik sinu loodud asjad selle 10% mudeli piiridesse. Kõik tundub sulle ahtra ja intensiivsena, nagu korraga oleks palju teoksil. Ja just sel hetkel, kui edu on silmapiiril, liigub loomine 12-15%.
ning muutub sinu jaoks väga kergeks. Kuidas selline asi suhetes kajastub? Suhe saab alguse külgetõmbest ja ihast. Sellega kaasneb, ma armastan seda inimest kiivalt, tunne muutub ühel hetkel generatiivseks energiaks, mis näib sulle kergem ning sa arvad, et suhe on põrumas. Seetõttu püüad sa luua selle inimesega intensiivset suhet endale kinnitamaks, et oled taas 10% võimekuse piires, mis aga põhjustab iga kord probleeme. Hakkad ise tekitama traumat ja draamat, tülisid ja intriige, sest see tähendab, et sa oled taas intensiivses suhtes. Kui suhe liigub 10% piirist kõrgemale asuva energia juurde, valdab sind tunne, mis tõotab rahu, lõõgastust ja uusi võimalusi. Inimesed aga usuvad, et kui suhe sellesse punkti jõuab, kaob suhtest endine intensiivsus, seks ja armastus. Nad usuvad, et mesinädalate periood on läbi. Ei ole, sest uuest olukorrast lähtudes võid sa kogeda midagi sellist, mis on teie mõlema jaoks avardavam. Valdav osa meist õppis seda loomise moodust juba lapsena. Meil kõigil on vanemad, kes loovad mingisuguse trauma või draama, kohe kui nende elus on kõik korras. Me vanemad elavadki selle 10% alusel ja kui elu peaks sellest piirist edasi jõudma, ütlevad nad, seda küll juhtuda ei tohi. Elu ei saa olla nii lihtne. Milles on konks? Midagi on kindlasti viltu. Oled selgeks õppinud, et suhe peakski olema samasugune nagu intensiivsus, mida sa arvad kogevad siis, kui esmakordselt endale kellegi leiab. Meie aga kirjeldame siin raamatus täiesti teistsugust võimalust. See on midagi sellist, mis ületab suhte 10% intensiivsuse ja asendab selle 990%-ga. Mis oleks sinu jaoks suhtes võimalik, kui oskaksid näha seda 990%-ga kaasnevat rahu ja võimalikkust kui midagi sellist, mida tegelikult endale ihkad? Suhe lähtudes 990-st. Kogu maailm elab hetkel lähtudes intensiivsetest suhetest. Võid küsida, kuidas ma sellega toime tulen ja midagi muud valin. Sa ei peagi sellega toime tulema. Kui sa elad lähtudes 990% võimalikkusest, siis on intensiivsus lihtsalt sinu teadlikkuse osa. Iga kord, kui ületad 10% piiri, võid teadlikkuse suunata mõnele teisele valikule ja võid öelda, sa, küll see on alles intensiivne. Kas ma tahan selle inimesega koos olla? Ei, aitäh. Kohtumiseni siis. Adios ja hüvasti. Kui suhtes on saadaval teadlikkus kogu 990% ulatuses, võid endale paluda teistsugust võimalikkust. Kui kellegagi kohtud, küsi energeetiliselt. Hea küll, kas ta suudab elada 990%-st lähtudes? Usalda oma teadmist. Kui tead, et tal on selleks võime või tahtmine olemas, võid küsida, kas ta on ka valmis seda tegema? Kas ta on valmis minema seiklusele ja vastama, milliseks see võib osutuda? Kui ta on selleks valmis, siis on teil võime luua midagi erakordset, mida pole iial varem eksisteerinud. Kui ta pole valmis, võid endale öelda, oled tõeliselt armas ja ma oleksin meelsasti nõus sinuga seksima, aga ma ei tee seda praegu, sest ma pole valmis sukelduma sellesse 10% kloaki. Suur tänu sulle ja head aega. Kogu maailm lähtub sellest 10%-st. Kas see tähendab, et sina pead sama tegema? Ei. Ühtekuuluvus. Kas oled teadlik, et suhtesse astumine on üks peamisi mooduseid endast oma teadlikkuse eraldamiseks, mis on lisaks suhtele samuti võimalik? Ühtekuuluvus ja üks olemine. Kui sina ja mina oleme suhtes, siis ei ole me definitsiooni järgi üks olemises ega ju.
Kui sa seega elad lähtudes suhte loomise ideest, siis kas sa võid omandada soovitud teadlikkust? Ei. Ühtekuuluvus tähendab kõige kaasamist, mitte millegi arvustamist ning valmidust vastu võtta kõike ilma muutusteta ja ilma vaatenurgata. Kui sa teadvustad endale sellist totaalse vastuvõtmise ruumi, võib see esile kutsuda midagi emotsiooni sarnast su kehas, elus ja olemuses. Tegelikult on see teadlikkus avardamise kohta, mitte emotsioon, sest emotsioon tähendab piirangut. Mõned inimesed kuulevad ühtekuuluvuse kohta ja ütlevad, ma tahaksin kellegagi ühtekuuluvust tunda. Häda on selles, et ühtekuuluvus on midagi sellist, mida sa tunned kõigega, mitte lihtsalt kellegagi. Ühtekuuluvus kellegagi tähendab suhet, mis aga pole see, mida tegelikult saada soovid. Pead olema ühtekuuluvuses endaga, maaga ja kõige enda ümbritsevaga, et poleks mingit eraldatust sinu ja selle tooli vahel, millel sa istud. Oleksid tooliga ühtekuuluvuses ning kui see tool ei tunduks sulle piisavalt pehme, võiksid öelda, tool, kas sa võiksid muuta end piisavalt mugavaks, et mu kehale haiget ei teeks. Proovi järele. Tool, ära tee mu pepule valus. Kui oled tõeliselt kõigega ühtekuuluvuses, siis tunned sa üks olemist, teadlikkust ja ühtekuuluvust kõigi maailma molekulidega. Kui sa palud molekulidel muutuda ja millekski muuks hakata, siis need molekulid kuuletuvad. Sul ei ole õigust edu ja sul ei ole õigust elu ja surma üle. Sa ei või esile kutsuda või ära hoida kellegi surma. Küll aga on sul võimalus muuta seda, mis on teiste universumis nende jaoks kinnistunud ja mis sulle mingil moel kahju teeb. Nüüd tuleb abivahend. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Accessi peamine mantra on järgnev. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. See on parim kirjeldus ühtekuuluvuse olemuse kohta. Selle mantra kasutamine toob sulle teadlikkust sellest, et võid alati toime tulla kerguse, rõõmu ja hiilgusega, sõltumata sellest, mis elus ette tuleb. Hiilgus on külluse ülevoolav väljendus ning meie elu peakski olema mugav ja rõõmuküllane. See käib kogu elu kohta, nii hea kui halva, nii inetu kui ilusa. Kõik on kaasatud ja muidugi ei arvustata. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega on mantra, mitte jaatus. Milline on olnud sinu kogemus jaatustega? Kas neist on kasu olnud? Kas oled tähele pannud, et jaatuste kasutamisel ilmub su ellu hoopis sellele lausele vastupidine asi? Miks? Sest kohe pärast jaatuse tegemist oled sa otsustanud, et tõeline vägi on hoopis vastakal poolel. Kordad jaatust selleks, et üle saada sellest vastastikust jõuallikast, mis siis, kui polekski ühtegi muud jõuallikat peale sinu. Kui kordad mantrat, kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega 10 korda igal hommikul ja õhtul, siis su elu muutub, sest see mantra seisneb ühtekuuluvuse energias. See kutsub kogu universumi sulle appi. Mu vanim poeg oli käinud 4 uimastiravi programmis ilma mingi tulemuseta. Olin teinud tema heaks kõik, mis oli võimalik teha. Meie reaalsuses ma olin isegi helistanud palveliinile. Miski polnud aidanud. Ühel õhtul sõitis ta mu autoga minema ja oligi läinud. Möödus mitu tundi. Ma ei teadnud, mida muud teha. Seega hakkasin kordama. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Kordasin seda kuni magama jäämiseni ja iga kord ärgates kordasin seda lauset taas, sest mu poeg polnud veel kodus. Kell 7:30 hommikul astus ta lõpuks uksest sisse.
ma ütlesin, no nii, mis värk on? Midagi oli kahtlemata muutunud, sest mu poeg kostis. Ma vajan põõrutusravi. Pean ära minema kuhugi, kus mind pannakse luku taha pikaks ajaks, et võiksin sellest probleemist üle saada. 30. peatükk, ma ei tea, kui palju aega mul nüüd on läinud. Evelin tuli ka kuulama. Nii, viimane. Tšau, viimane. Ma vaatan, kas ma jõuan aega või ei jõua. Okei, lugema. Elu kui seiklus. Mis siis, kui su elu võikski olla üks päris seiklus? Mis siis, kui su elu ei seisneks sellises mõtlemises? Ma pean täna hommikul jälle ärkama ning tegema seda, teist ja kolmandat. Mis siis, kui sa väljuksid oma kohustustest ja siseneksid sellesse seiklusesse, mis võiks su eluks olla? Kas mõistad, et sa keeldud oma elu seiklustest ja asendad selle hoopis üksluise igavusega? Püüad muutuda selliseks nagu teised. Kas taipad, kui palju energiat kulub sul selleks, et üritada end muuta sarnaseks teistega? Sa tapad oma keha, kui püüad end suruda nagu kandilist pulka läbi ümmarguse augu. Võid püüda muuta toimivaks seda, mis sinu jaoks ei toimi, või teha midagi hoopis teistsugust. Oled juba alustanud oma elu sellisena, nagu see praegu on. Kas tahaksid midagi erinevat või tahaksid jääda selle juurde, mis sul olemas on? Ära püüa oma elu parandada või seda muuta. Vali midagi teistsugust. Kui miski sinu jaoks ei toimi, siis ütle, see küll ei toiminud nii, nagu mina seda tahtsin. Mis siin veel on võimalik teha? Kui sõidad mööda teed ja jõuad äkki tupikusse, siis kas lõpetad sõitmise ja ütled, ma ei pääsegi sinna, või pöörad sa otsa ringi ja sõidad mõnda aega tuldud teel tagasi, kuni leiad teise koha, kust ära pöörata. Sinu elu ei seisne kunagi millegi lõpule viimises, vaid lihtsalt arvukates erinevates pööretes, mida elu jooksul teha võib. Mis siis, kui leiutaksid oma elu iga 10 sekundi järel uuesti, selle asemel, et üritada leiutada oma elu, lähtudes minevikust või tulevikust, mida enda arvates peaksid saama, või asjadest, mis sinu elus välja ei kukkunud, või asjadest, mille enda arvates õigesti tegid. Mis siis, kui sa lihtsalt naudiksid neid 10 sekundit täielikult, absoluutselt ja tagastamatult? Kas oleksid valmis minema oma elu suurimale seiklusele ja selgeks tegema, kui suurt osa endast oled sa tegelikult seni varjanud? Kas tahaksid tagasi saada kõik need osad endast, mille oled endast lahutanud, et sobida siia 10% reaalsusesse? Võid alati minna tagasi kloaki, kui sulle puhas bassein ei meeldi. Me pole vastu, mis valiku sa teed, peaasi, et sa teaksid, et sul on valik. See 990% on sinu jaoks valmis igal ajal, kui selle kasutamiseks valiku teed. Ja nüüd tuleb sõnastik, et siin on nagu kõik välja toodud, mis tähendab pars, mis tähendab olema, kustutuslause, seda mida ma olen lugenud. Ja siis ongi läbi. Et ma loen natuke, vaatame, kaua ma saan lugeda seda. Nii. Pars tähendab praktilist accessi protsessi, mis kujutab endast kerget pea puudutamist, et luua ühenduspunktide vahel, mis vastavad inimese elu eri osadele. Olemas on rõõmu, kurbuse, keha ja seksuaalsuse, teadlikkuse, lahkuse, tänu, rahu ja tasakaalupunktid. Olemas on isegi rahapunkt. Neid punkte nimetatakse parsideks, sest need ulatuvad pea ühest küljest teiseni. Olema. Selles raamatus kasutatakse sõna olema mõnikord viitamaks sinule kui piiritule olendile, kes sa tegelikult oled, mitte sinu meelevaldsele vaatenurgale. Kuidas, kas see ise enda arvates oled? Kes sa ise enda arvates oled? Ja see kustutuslause. Accessi kustutuslauset kasutatakse järgnevalt
õige ja vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, vabadid, alused, loomised ja veel. Õige, vale, hea ja halb tähendab lühidalt öeldes järgmist. Mis on selle asja juures head, täiuslikku ja õiget, mis on selle asja juures valet, õelat, vigast, kohutavat, halba ja ujedat, mis on õige ja vale, mis on hea ja halb. Pokk tähendab kõigi nende mõistete, tunnete, emotsioonide loomispunkti, mis eelnevad vahetult sinu tehtud valikule. Pott tähendab hävitamispunkti, mis järgneb vahetult sinu tehtud valikule. See sarnaneb pisut kaardimaja kõige alumise kaardi äravõtmisega. Kogu kupatus kukub kokku. Kõik 9 tähendab, nüüd on juba 9 asemel kõik 100. Kõik 100 tähendab kõiki neid 100 kihti saasta, mis äsja välja sai võetud. Peale kauba tead sa, et kusagil nende 100 kihi sees pidi olema ka üks poni, sest pole võimalik panna nii palju saasta ühte kohta, ilma et sa seal poleks mõnda poni. Seda saasta tekitad sa enda jaoks ise, mis on mõistagi halb. Lühidalt tähendab kokkuvõtvalt järgmist, mida on selle asja juures tähendusrikast, mida on selle asja juures sisu tühja, mis on selle asja juures minu karistus, mis on selle asja juures minu tasu. Poisikesed tähendavad tuuma sisaldavaid kerasid. Kas oled kunagi näinud laste mullitajaid? Kui neisse puhuda, tekib terve hunnik mulle. Kui üks mull moodustub, täitub mullitaja kohe uuesti. Ja veel tähendab selliseid tundeid ja aistinguid, mis peatavad su südame, peatavad su hingamise või sinu võime eri võimalusi kaaluda, nagu näiteks siis, kui sinu firma on pankroti äärel ja sulle antakse viimane hoiatus ning sa lihtsalt karjud frustratsioonist. Sa lihtsalt ei oodanud tol hetkel seda. Ja vahel ütleme me lihtsalt kustutuslauset pott, pokk. Nii. Saigi läbi. Rahad läbi. Nii, ja nüüd saate katsetada, kuulata ja katsetada, aga ma panen salvestuse kinni. Et kõik, raamatu lõpp.